mind motiveerib see ka ärategemise tahe. Et kindlasti on ka nii-öelda majanduslik sõltumatus, see, mis nagu on nii-öelda oluline mündi teine pool või ütleme esimene pool, et kindlasti kui ma ei suudaks nagu oma elukvaliteeti hoida, mida ma tahan, et siis ma ei teeks seda. Aga kindlasti on nii-öelda, kui see nii-öelda baastase on saavutatud, on see ärategemise soov. Et see sama missioonitunne, et tegelikult ma usun sellesse, kui Eesti sai 20 aastat tagasi vabaks, et need võimalused, mis meil nagu väikeriigina ja rahvusena avanesid, et need on nii fantastilised, et need tuleb kõik ära kasutada ja et ei ole mõtet nagu istuda ja viriseda ja mõelda, et mida nüüd valitsus ei tee või keegi teeb, et paneme oma nagu käed kokku, pead kokku ja teeme midagi ära. Ja see ongi tegelikult see, et harilikult kaob nagu jaksel viimasel hetkel. Arutame oma vahel midagi, lahendus on samas meie kahe vahel õhus, aga me ei teinud seda viimast pingutust. Et me saime selle lahenduse kätte ja liigume edasi. Mõnikord visatakse nagu uks selja taga kinni ja minnakse minema ja tehakse jätkuvalt ja ei olegi tulemusi, tekibki nagu luuseri tunne. Mina nagu püüan selle nimel, et ei ole ühtegi nagu koosolekut, mis ei lõppe nagu reaalse tulemusega. Koduses elus, et ei lähe õhtul enne magama, kui on asjad selgeks räägitud. Et tuleb tegelikult nagu lahendusi teha, lahendusteni jõuda. Sest et see viib asju edasi.